Päevakorrapunkt number 5. Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetav osamäära kehtestamine ja selle muutmine. Ja ettekandjaks palun abilinnapea Marika Saar. Aitäh, lugupeetud liikmed, et tegemist on siis 3 sisulise muudatusega selle eelnõu puhul. Esimene puudutab siis seda, et välja võtta punkt, kus oli ära määratud seda, et osalustasu määras 40% kasutatakse õppevahendite kuludeks ja 60% tegevuskulude katteks. See on sellepärast vajalik, et oleks võimalik vahendid paindlikumalt kasutada vastavalt siis sellele, milleks tõesti reaalselt on vajadus. Teine oluline muudatus on siis seoses sellega, et kui siiani oli lasteaias 2 puhkusekuud, kus vanemad ei tasunud maksu, siis nüüd on ettepanek viia see 12 kuu peale osalustasu maksmine ja põhjendus ongi just seetõttu, et kuna Elva linn tegelikult pakub teenust 12 kuud ja nii-öelda ka meie tegelikult kulud ju on ikkagi 12 kuud üleval, pluss see, et me ju hoiame lapsele seda kohta aasta ringi, kuni siis meil kooli minemiseni, siis 12 kuud on meie hinnangul põhjendatud. Kolmas punkt puudutab seda, et juurde on pandud siis võimalus, et kui Elva linna sissekirjustusega lapsevanemal käib lasteaias korraga 3 või enam last, et siis on tal võimalik nii-öelda taotleda seda osalustasu vabastust. Praegu täna on lasteaias 3 sellist päeva, aga see ei tähenda, et neid ei võiks edaspidi rohkem tulla. Nende pere jaoks on see kindlasti oluline soodustus ja kokku see muudatus, siis, kus me siis viime selle osalustasu 12 kuu peale, see toob siis linna eelarvesse juurde ligikaudu 25 000 eurot. Ja koha maksumus järgmisel aastal on planeeritud 3990 eurot, see tähendab seda, et lapsevanema osa vaatamata sellele, et me tõstame neid kuude arvu, jääb siiski ainult 10,35% piiresse ja eraldi siis jõudaks üle, et selle määruse muutmisega meil tõstavad osalustasu määra, et siis see jääb endiselt 8%, nagu ta oli siiani. Ja selle muudatused on läbi arutatud nii hariduskomisjonis kui eelarvekomisjonis. Seda punkti on käsitletud Murumina hoolekogu koosolekul ja Õnne Seines on räägitud seda teemat lapsevanemate rühmakoosolekutega. Ehk siis minu ettepanek on see, et me võtaksime need muudatused vastu. Kui kellelgi on küsimusi, siis vastame. Aitäh, abilinnapea Marika Saar. Juhin korraks tähelepanu ka majanduseelarvekomisjoni poolt, et meil oli tehti ettepanek ühesõnaga komisjoni liikme poolt, et kehtestada 11 kuuks ka nii-öelda kohustuslik maksmine, üks siis jätta nendele inimestele, kes reaalselt lapsevanematele, kes reaalselt lapsed siis lasteaias sellel kuul on. Et viisime komisjonis läbi hääletuse, kõik komisjoni liikmed olid kohal 8 inimest ja 6 inimest arvasid komisjonist, et linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu on komisjoni nende arvus siis või hinnangul siis sobilik ja 2 komisjoni liiget siis arvasid, et oleks 11 kuud sobilik. Et lihtsalt informatiivseks jõudnud. Toomas Järva, palun. Võib-olla see Elva linna eelarvekomisjoni otsus oli natukene Eeva või linnapea mõjutusest, et Eeva ütles juba sissejuhatuses, et läbi arutatud on hoolekogude koosolekutel ja seal vastuväiteid ei olnud. Et kui ma loen Murumuna protokolli, siis siin on selgelt kirjas, et otsustati teha ettepanek Elva linnavalitsusele arvestada kohatasu lasteaia puhkuseperioodil laste tegelikust kohalkäivist lähtuvalt ja siin on eelnevalt kirjas, et mitmed hoolekogu liikmed on teinud kohatasu ettepanek ikkagi 11 kuud. Ja kui ma helistasin järgmine päev ka Õnneseendet, siis tegelikult ei olnud ka seal hoolekogu koos käinud, et ei arutanud seda teemat. Selles mõttes natukene ebapassis.
ei, mina ütlesin, et on lastevanemate koosolekul. Ma olen ise ka lapsevanem ja mina ei ole hoolekogu liige ja olen lapsevanem lasteaias. See on kommunikatsioonihäire, teda vist lähemal igal juhul ma teen ettepaneku paragrahv 1.3 siin eelnõu sõnastada määr paragrahv 2 lõike 4 osalustasu tasumine periood on 11 kuud aastas laste eest, kes kasutavad teenust lasteaia puhkuse kuu ajal teises meie Elva piirkonna lasteaias kasutatakse osalustasu 12 kuud aastas. Et reaalselt nii nagu kohal käib. See on minu ettepanek. Jah, kuuleks Marika saab enam kui ettepanek hääletus, arutaks selle teema läbi. Jah, Kadri Kiur. Seesama teema oli meil ka sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis, aga seal olid kohal kõik liikmed ja mitte mingisugust negatiivset arutelu selle teemal ei olnud, et see tundus mõistlik ja absoluutselt vastuvõetav. Et see on lihtsalt nagu üks komisjoni poolt selline repliik. Aitäh. Kas äkki linnavalitsus ma tahaks küll öelda seda, et ma olin ka seal komisjonis, aga noh, see tõesti ei tulnud nagu jutuks, sest öeldi nii, et nii on nagu otsustatud. Et tegelikult ei ole ikkagi päris normaalne see, kui lasteaed on kinni ja lapsevanem sellele maksab. Et noh, ma näen ju küll, kui lasteaed on suletud ja no kuidas siis nüüd lapsevanemad maksavad selle eest, kui nad on suletud. Nagu ma ka siin nii palju ütlen, et konkreetne lasteaed ei tule suletud, aga oma last on võimalik viia mõnda teise Elva linna lasteaeda, mis on parasjagu avatud, et siis tegelikult on selle lasteaia teenust pakkuma ikkagi 12 kuud nii-öelda. No aga kui ei viida? Kui ei viida, siis ongi 11 kuud. No ma ei tea, aga minul olid lapsed suvekodus 10 nädalat ja ma maksin 12 kuud. Ja ma arvan, et see ei ole nagu väga imelik, sellepärast et seda kohta nii-öelda säilitatakse ja lasteajal on kulud selles mõttes pealine. Ja mis puudutab Toomase kommentaari selle Murumana hoolekogu koosoleku kohta, siis on ju täiesti arusaadav, et lapsevanemate jaoks ei ole see kindlasti uudis, mille nad nagu rõõmuga vastu võtavad ja loomulikult oli argumente ka selliseid, miks mitte 12 kuud maksta. Aga kui neile see ära seletada, siis nad said nagu aru, et selle nii-öelda on ka mõte sees, et siis loomulikult on see ebapopulaarne otsus, aga see on oluline selleks, et linna eelarves vahendeid tuua, et tõsta palka teha investeeringuid nagu, et ma olen, et siiski toetatakse teine. Järgmine aasta teeme järjekorras Peeter Laasik. Ma täpsustaks siiski seda sotsiaalkomisjonis räägitud, et üks asi on loomulikult on see pool, et laste vanemad maksavad laste eest. Aga me peame vaatama ka selle poole peale, et meil on seal personal. Ma ütlen, et 5 aastat tagasi töötab mul õde ühes koolis, kus oli kah niimoodi, et rahastati 11 kuud. Aga midagi, et siis vaatame nende õpetajate, lasteaia kasvatajate poole pealt, et mis siis on, et me maksame 11 kuud ära, mis ta siis selle 1 kuu on. Ja loomulikult ega see ükski otsus ei saa olla populaarne kõigile, aga samas me peame vaatama ka see, et me peame andma sellise teatud kindluse, et me suudame rahastada ka personalile. Kas te kujutate ette, et me 11 kuuks siis vahendame rahastust ja siis 1 kuu paneme personali naelaotsa ootama. See ei ole ju realistlik lähenemine. Aitäh! Aitäh! Kas korraks linnavalitsus oskab täpsustada? Ma olen aru saanud, et omavalitsustes on selline süsteem nagu töötab 12 kuud. No Tartu linnas, kus on ju osalustasu teatavasti väga kõrge 15%, ka seal makstakse 12 kuud. Et nagu mis on isikliku näiteks ka noor on 12 kuud. Rakvere linn läks üle eelmisel aastal sellele, et maksta 12 kuud. Et siis tegelikult see Elva 10 kuud see oli haruldane erand nagu, et pigem on omavalitsusi, kus jah on 11 kuud, aga seal on ka siis see, et lasteaed on kinni tol ajal. Aga kuna meil ikkagi lasteaia koha oli nagu aasta ringi, siis ei ole see väga põhjendatud. Aitäh, Heiki on. Tegelikult ei ole ju küsimus selles, et kas nii või teisiti ja kuidas komisjon otsustab. Et kui siin enne räägiti, et eelmise punkti puhul ei olnud eelarve komisjonil nagu
teada kõik aspektid, mille alusel otsustada, siis selle punkti puhul tegelikult linnapea valetas komisjonile ja mõjutas sellega komisjoni otsust ja peale seda ka komisjoni esimees ütles, et kui hoolekogud on, aga Meelis ütles selle peale, et kui hoolekogud on asja heaks kiitnud, siis mis meie siin eelarvekomisjonis enam hakkame ümber lükkama. Need olid Meelise sõnad tol hetkel komisjonis. Ja teine asi, kui me räägime sellest, et linn pakub teenust, siis linn pakub seda teenust nii kaua, kui kõik lapsevanemad ei too oma lapsi lasteaeda. Kui enamus lapsevanemad toovad lasteaia kollektiivpuhkuse ajal lapse lasteaeda, siis linn ei suuda selle kollektiivpuhkuse ajal teenust pakkuda. Siis tuleb seda tasu tõsta nii palju, et linn suudaks maksta, ega siis lapsevanad peavad selle oma kinni maksma. Võtta topeltpersonal. No absoluutselt, siis tuleb võtta, sest puhkuse tasud on vaja ka ju maksta, ehkki on nii. Jõudu teile. Ei no, selles mõttes, et mina kahjuks on teile komisjonis, ma ei tea, kuidas seda sõnastati, aga põhimõtteliselt Murumuna hoolekogu on seda arutanud ja Õnne Seenes on see teema läbi käinud lapsevanemate rühma koosolekutel, mis on oluliselt laiapõhjalisem kajastamine kui hoolekogu koosolek. Ja konkreetselt see punkt ei vaja hoolekogude heaks kiita. Et hoolekogude heaks kiita on vaja ainult sellel, kui toidurõhma tõstetakse nende ettepanekul, ehk siis pigem meie need Õnneseenes oli see kajastamine oluliselt laiapõhjalisem ja väga paljud inimesed on juba sellest teadlikud. Lapsevanemale loomulikult, kellele meeldis see, aga linna seisukohast on see oluline võimalus eelarvesse raha juurde. Kadri Kõlvana. Võib-olla praegu Heiki selle viimase repliigi peale ütleks seda, et miks me praegu räägime sellisest hüpoteetilisest kõige mustemast stsenaariumist. Seda, et kõik lapsevanemad hakkavad ühesõnaga kollektiivpuhkusel lapsi lasteaeda viima, seda ei tule. Et meil ei ole praegu absoluutselt vaja keskenduda sellele, millega me tegelikult tegelema hinda peale ei pea. Et see on täiesti selline mõttetu asi. Aga minul oleks ikkagi küsimus, et kuidas näiteks naabrid meil tegutsevad. Kuidas näiteks Nõos see situatsioon on? Just või mujal? Ei, aga milline see summa on? 20 eurot on Nõos. Need ei ole päris võrreld. Need on 35. Aga Tartu linnas on summa 64 eurot. Tallinnas on veel rohkem. Ei ole, Tallinnas on, täna ma vaatasin just, kui nad ei ole vahepeal tõstnud, siis nende kodulehekülje info, et nendel on 10,% ehk siis 40 eurot. Aitäh, Rein Kulas, palun. Praegu püüdsin Google'i abil selle dilemmale vastust saada ja need enam-vähem, ma ei tea, kas metoodiliselt mu otsingusõnad on õiged, aga täpselt sama palju tulemusi on 12 kuud ja 11 kuud. Kusjuures kui vaadata 11 kuu teemat, siis tuleb välja, et need on väiksemad omavalitsused enamasti. Ja seal on enamasti ka lasteaed kinni. Jah, just nimelt, kellel on üks lasteaed ja see on siis kindla kuu kinni. Me räägime linna asjadest, me räägime linna eelarvest, mida oleks vaja täita, 12 kuud on nagu raamen kirikus ja kui see peaks mõjutama mingisuguse leibkonna väga suurt väljaminekut, siis selle jaoks on toetusfondid, et me peaks vaatama sellisest vaatevinklist, mitte rääkima siin sellest, et sellel lapsevanemal võib olla väga raske maksta, selleks on toetusfondid. Ei saa lähtuda sellest, et 11 kuud. Me oleme ammu ajal jalgu jäänud, et meil on 10 kuud, et tõstame täna 8. Jah, selle teema juurde võib-olla päris kui mitte, aga kas mõlemast lasteajast tõusevad ka personali palgad järgmine aasta? Jaa, lasin ekstra välja võtta, et siis kõik pedagoogid, kes meil on tööl lasteaias, kõigi nende tõuseb 5% ja õpetaja abil, kes siis on teatavasti maha jäänud, nende palgatõusu protsent on 7. See ongi see raha, mis tuleb ju palkadeks läheb. See on ju loogiline. Mina tean seda. Ühe kuu me räägime 12 000. Aitäh, Rein Aali, palun. Ma olen ka selle eelnõu pool, kuskilt peab ju tegelikult raha saama. Me ei saa ju, tahame kõike paremini ja mõtleme, et jätame kas vähemaks või ma olen selle eelnõu pool. Ta ei ole meeldiv, aga
aitäh. Kas on veel kommentaare ja kas Toomas, sinu ettepanek, mis sa tegid, kas sa soovid seda hääletada ja kui soovid, siis kuidas seda kirjalikult sõnastama peaks? On täitsa olemas? Väga hea, aitäh. Ma oleks võislik ette lugeda. Volikogu liikme Toomas Järve poolt allkirjastatud ettepanek siis päevakorrapunkti number 5 asjus on järgmine. Teen parandusettepaneku paragrahvis 1, eelnõu paragrahvis number 1, sõnastada määruse paragrahv 2 lõige 4 järgmiselt. See on väike viga. Mis väike viga? Kas sõnastada määruse paragrahv 1 lõige 4 peaks olema äkki? Lõige 4 on punkt 3 ja selle põhimääruse paragrahv 2 lõiget 4. Nii, sõnastada põhimääruse paragrahv 2 lõige 4 järgmiselt. Osalustasu tasumise periood on 11 kuud aastas. Laste eest, kes kasutavad teenust lasteaia puhkuse kuu ajal teises piirkonna lasteaias, tasutakse osalustasu 12 kuud aastas. Kas said kõik aru? Mille poolt tuleb hääletada? Nii, paneme muudatusettepaneku hääletusele. Kes on Toomas Järveoja poolt esitatud muudatusettepaneku poolt? Palun anda käega märku. Kes on poolt? 4 poolt häält loen kokku. Seega ei leidnud muudatusettepanek toetust. Teised variantid ka pole hääletud. Kes on vastu? Kas peame panema Salle? Vastu ikka jah, kes on vastu? Nii, kes on vastu? Palun. Palun hoida käsi üleval, siin kuidagi lähvinud kaotasima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sain vastu ja erapooletuid palun. 1 erapooletu. Kas matemaatika läks klappima? 11 pluss 1 pluss 2 on palju. Vanasti oli 4. Ja, aga meil kokku 15 vist. 16. Midagi läks kavatsi. Liin hoiab jälgib mängu. Väga hea. Seega ei leidnud muudatusettepanek toetust. Paneme hääletusele. Mul on veel üks parandusettepanek. Jah. Et kui Marika siin ütles, et see korraga 3 last lasteaias puudutab Elvas tegelikult ainult 3 peret täna, see tõenäosus, et see arv oluliselt kasvama peaks, on suhteliselt väike, sellepärast et noh, siis need lapsed peavad nagu väga järjest sündima ja see on nagu väga väike. Või siis on viisikud. Aga ma teeks ettepaneku see paragrahv 1 punkt 4 sõnastada järgnevalt, et lapsevanemal, kellel on rahvastiku registrijärgne elukoht Elva linn ning lasteaias käib üheaegselt 2 või enam last, on õigus taotluse alusel saada 50% soodustust teise ja iga järgneva lapse osalustasust. Tegelikult ma küll ei tea täpselt neid arve, aga ma arvan, et neid lapsevanemaid, kellel 2 last korraga lasteaias käib, ei ole ka väga palju. Ja me jõudsin ära, et selline muudatus näitab ikkagi analüüsi nagu eelmine mõjule, et see siin me räägi 3 aastast olid päris nagu suurest hulgast seda niimoodi ära otsustasime analüüsi öelda. No ma ei tea, millise eelarve mõjule, sellepärast et järgmine
järgmise aasta eelarve eelnõud on täna ju koostatud teadmisel, et seda dokumenti üldse ei eksisteeri. Need on koostatud teadmisel, et kehtivad need otsused, mis on eelarve eelnõu menetlemise ajal kehtinud. Et see ei osuta mingit mõju. Nojah, siis on teie risk nii, et te olete arvestanud sisse asja, mida tegelikult volikogu pole veel aktsepteerinud. Aga ma arvan, et see ei ole kummaliselt ka nii suur, et see peaks nüüd eelarve kuidagi lõhki. No natuke vähendab ikka. No natuke vähendab ikka, aga kui ma tegelikult vaatasin ka teiste valdade vastavaid määrusi, siis isegi jõukad vallad nagu Rae vald ja teised Tallinna Linnuse vallad ikkagi pakuvad soodustusi alates teisest lapsest. Ja tegelikult, kui Toomas siin enne mainis, et lasteaia kohatasu koos selle miinimumpalga tõusuga ja plussis nüüd see 2 kuud, mis lisaks tuleb, tõuseb ligi 25%, siis ka need lapsevanemad, kellel käib 2 last korraga lasteaias, ka nende jaoks on need summad päris suured, sellepärast, et sellele kohatasule lisandub veel ka söögiraha, mis on umbes samas vääringus või natuke rohkem isegi. Ja ei keelasid ise ka, et Rae vallaga ei saa ennast võrrelda, et need kõik need vallad, kes on neid soodustusi, nemad peavad ka maksimum raha selle koha eest. Ei. Aga ma ei tahagi kellegiga võrrelda, ma tegin sellise ettepaneku ja ma paluks, et seda ettepanekut hääletatakse. Tahtsin seda küsida, et on raamatupidamisel on aeg-ajalt olnud maksude laekumisega raskusi lasteaiamaksudega. Kuidas praegu olukord on? Praegu võrdlastel hoiame silma tugevat peal ja praegust on päris hästi see laekumine, et ei ole pikaajaline praeguse seisuga. Need, mis on vanad võlad siin, kunagi, ma ei tea, 2011-2012, need, mis tõesti kandsime hiljuti maha. Aitäh. Minu kätte on nüüd laekunud linnavolikogu liikme Heiki Andreni allkirjastatud ettepanek päevakorrapunkti number 5 osas ja ma loen selle ette. Teen ettepaneku sõnastada määruse eelnõu paragrahv 1 lõige 4 järgnevalt. Lapsevanemal, kelle rahvastiku registri järgmine elukoht on Elva linn ning lasteaias käib üheaegselt 2 või enam last, on õigus taotluse alusel saada 50% soodustust teise ja iga järgneva lapse osalustasust. Kas sõnastus oli kõigile selge? Tundub, et oli selge. Paneme muudatusettepaneku hääletusele. Arvestuse pole tehtud, mis see nüüd tähendab? Kuju arvestus olla ka juures. Ja arvestus pole tehtud kahju maksudega. Esiteks ei tegele volikogu ennustamistega, nii nagu algul mainiti, et 3 last ei tule anyway. See on soolapuuete teema. Meie peaks vaatama reaalsust ja me arvestame sellega, et 3. lapse puhul on maksusoodustus nii nagu on eelnõus ja seda on ka linnavalitsus läbi arvutatud. Mina eelnõus. Jah, hääletame selle küsimuse. Nii, paneme muudatusettepaneku hääletusele. Kes on nimetatud muudatusettepaneku poolt? Palun anda käega märku. 3 poolt. Vabandust. Hoian käsi parem. 1, 2, 3. Panen 3. 4 oli tingimus peale käsi. 4 poolt häält. Kes on vastu? Palun anda käega märku. 9 vastu, erapooletuid palun. 3 erapooletut. Seega ei leidnud muudatusettepanek volikogu toetust. Lähme päevakorrapunkti hääletuse juurde. Siis linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu järgi. Kes on selle poolt,
Põlva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine nimetatud eelnõu kujul vastu võtta. Palun anda käega märku, kes on selle poolt. 13 poolt häält lugesin, kes on selle vastu, palun anda käega märku. Erapooletuid, 3 erapooletut. Seega on määrus vastu võetud.